selgub, et see topeltakusüsteem ei ole üldse mitte siukene nagu võiks olla. No mis sa remondid? Otsid, vaata, kas kõik korras, jah? Maybe. No aga, vaata, peab korras olema. Või leiad midagi, mis vajab remonti ja ise hakkame edasi ütle, on ju? Okei? Okei. Ma võin vaadata, et kas kõik on okei. Ja ma tegelikult peaaegu on aga kõik üle vaadatud, aga mitte kõik. Sest mul on veel palju teha. Näed, isegi see mul on üle vaadata. Nii, tuleb autot edasi ehitada. Ma olen nüüd pannud telgise katusele, ma veel siin maganud ei ole, poiss on siin sees korra käinud, aga tundub, et need ise tehtud katuseraamid, mis ma tegin, nagu sobivad ilusti, et toivad telk ilusti paigal ja olen sellega sõitnud ringi juba, et ei ole nagu midagi pahasti olnud sellega, et kõik on väga hästi. Aga nüüd on lugu selles, et siia telgi peale paneme päiksepaneeli. Selleks, et sellel autol on ju 2 akut. Lisaaku on siis seal istme all. Tegelikult saab kohe näha seda. Vaatame kohe järgi, on peidus. Aga see lisaaku on siis igasuguste lisavidinate jaoks. Pive on siin võiks vist, vaatame. Siin on siis lisaaku ja siin on ruumi igasuguste vidinate jaoks. Õige aku on seal teisel pool ääres, mitte õige aku, vaid siis mootori käivitusaku on teisel pool ääres istme all ja siin on siis lisaaku, mis on kõikide lisavidinate jaoks, kaasa arvatud nende vooluvõtukohtade jaoks, et sealt laajalt saab siis neid sisse välja lülitada. Ja mõte on siis selles, et kui reisi peal, kui me nüüd käisime, siis elu näitas, et kui jääd kuskil 6 paika või veidi varem laagrisse ja külmkapp on järgi, siis järgmisel hommikul on sellest lisaaku mahutavusest umbes pool läinud. Ehk siis mitte pool selles mõttes, et kui algus on 13 volti ja pärast on 7, vaid et pool sellest kasutatavast piirist siis. Ja mõte oli jah, et paneks päiksepaneeli katusele, et siis saab laadida seda sõidu ajal ja seisu ajal ja kõik on äkki palju parem kohe. Ja selleks siis sai ostetud üks siuke täiesti tavaline päiksepaneel, mis on siis 415 vatti ja seda asja hakkab siis juhtima selline väike vidin, mis siis kannatab selle 400 vattise paneeli ära ilusti, kõik lühisvoolud asjad kõik klapivad ja hakkab siis akut jälgima. Ja ma panen ta niimoodi, et ma ei pane mitte nii, et tarbijad panen siia loadi järgi, vaid tegelikult lasen selle päiksepaneeli otse aku peale. See ise jälgib aku volte, kui on vaja, võtab taevast voolu juurde. Kui ei ole vaja, siis ei tee mitte midagi. Et siuke hea süsteem, ma katsetasin seda tegelikult, ma ei tea, 6 aega vist umbes kasvuhoones, kus ta küttis, või tähendab siis, kus mul oli siis diisli soojendus, mis öösel, kuna meil see aasta on väga külmad ööd olnud, hoidis kasvuhoonet soojas ja siis päeval laadis keroakut sellega voolu täis. Võt, see tuleb nüüd siia üles panna. Siin mul on õnneks need kinnitused juba olemas. Siin peale mul katusevoks kunagi olnud, aga nüüd ma siis katsun selle paneeli panna nende vahele ja siis siit puurin augud läbi, et hoiaks paneeli siis kõvasti kinni. Juhtmed tuleb kuskilt tuppa tuua niimoodi, et telgi lahti saaks, ehk siis siit kuskilt eespoolt. Tegelikult ilmselt teiselt poolt äärest sellepärast, et siis on vähem vedada neid juhtmeid. Ja juhtmeite sisse viimiseks autosse ma ostsin sellised robotisarved, mis siis peaks nagu veekindlalt ilusti toimima ja kuskilt siit katsun siis tuua selle juhtme ja selle antenni kõrvalt siis panen need kinnitused ilmselt siia niipidi, et siis juhtmed sisse panna ja siit poolt sellepärast, et aku on siin peal ääres, siis on siit vähem juhtmed vaja vedada. Kontrolleri panen ka sinna kuhugi alla aku juurde ja siis on äkki elulill. Et kõige, tšau Remi. Et kõige
keerulisem, ma arvan, on selle paneeli siia üles kinni saamine, et teised asjad on juba lihtsad, aga kinni saamisega tuli mul see meelde, et kuidas ma nüüd seda poliitiliselt korrektselt ütlen. Ütleme siis niimoodi, et sain ühe tuttava käest infot, et minu nime on kuritarvitatud, ehk et saadeti SMS ühele numbrile, kust väideti, et on tegemist Olu Raiuga, kes on kinni kuskil ja on häda või abi kindlasti vaja. Õnneks inimene, kellele saadeti nägised SMS alles hommikul ja need vastamata telefonikõnesid, et võib-olla oleks sealt järginud mingisugune raha ülekandmise, varastamise lugu või mis iganes. Ühesõnaga, mis ma tahan öelda, et kui te saate mingisuguse kõne või SMS-i, et Olu Raiu vajab abi, siis see ei ole mina. Et kui see mina oleks, siis te ilmselt saaks seda teada. Ühesõnaga, see ei ole mina ei saada inimestele, võõrastele öösel SMS-e ja numbrid, et tulge appi või aidake või ma ei tea, kandke raha, et traktoristele oma ära maksta või mis iganes, see kõik on, see ei ole nii. Et konkreetne juhtum siis tegi politseis avalduse ja vaatame, mis sellest saab. Ehk et pettureid on igasuguseid ja olen ka mina sattunud siis identiteedi varguse ohvriks, et kasutatakse minu nime halvasti ära. Vot, aga see selleks. Nüüd hakkame nuputama, kuidas seda paneeli kinni panna. Vanne Revi. Viktor on see, et meelega ostsin siukse kallima korralikuma tüki, et mitte 15 eurost Hiina asja autosse panna, mis pärast maha põleb. Et see on proovitud, testitud, töötab ja äpis saab seda siis ka väga täpselt juhtida igasugused akueri voole ja asju ja saab ka siis telefonist vaadata, mis seis on ja kui palju ta siis parajasti läheb. Vot, aga nüüd on vaja nuputada, kuidas paneel sinna üles kinni saada. Ma hakkasin praegu mõtlema joon paisumise peale, aga see vist ei ole probleem, sellepärast et telk on alumiiniumist, kinnitus on alumiiniumist, paneel on alumiiniumservadega, et kõik on enam-vähem sama alumiinium, et ilmselt mängib päikse käes samamoodi. Et ei ole vist mingit puffersooni vaja vahele jätta. Päris kindel muidugi ei ole, aga eks siis saab teada. Ennetan küsimust juba, miks ma ei pane auto katusele neid selliseid komplekte, kus on mingisugune 100-vatine, 200-vatised väiksemad paneelid ja siis kõik vidinad olemas. Vastus väga lihtne. Esiteks need on kallid ja teiseks need on veits mõõtetud, sellepärast et need on lahjad. See siin on siis teistpidi on need paneelid on hästi näha, mis on 415 vatti. See kontroller, mis mul siin on 120 ei võta küll 415 vatti vastu, vähem võtab, aga see on väga hea. Väga hea on ta sellepärast, tähendab kaks asja, üks asi peab olema, ühesõnaga päris nii lihtne see ei ole, et võtan suure paneeli ja võtan mingi kontrolleri ja kõik on hästi, et peab vaatama, et kontroller ikkagi kannatab kogu selle pinge ära, mis siit paneeli pealt tuleb, et see mahe põle. Ehk siis see kontroller kannatab selle paneeli väga ilusti ära. Ja miks ta siis peaaegu topelt võimsam on, kui kontroller suudab neid vatte siit vastu võtta, on sellepärast, et ma saaksin maksimumkoormuse kätte ka pilvise ilmaga või siis kui päike ei paista lagi pähe või kui paneel tolmun on, et kõik need teevad mu elu lihtsamaks, kui mul on suurem paneel, ehk siis see pind, kus päikest püüda on suurem, ma saan sealt rohkem kätte ja kontroller suudab selle kõik ära majandada, isegi siis, kui paneel on puhas ja lagi päike paistab otsa peale, ka siis suudab kõik ära majandada ja lõpptulemus on see, et mul endal vähem vaeva, peab vähem seda paneeli puhastama ja saan igal ajal võimalikult palju voolu kätte. Ja enne või see ka ütlemata, et kui ma paneeli ostsin, siis ma mõõtsin tegelikult telgi üle, et see paneel on valitud selliste mõõtmetega, et oleks maksimum, mis telgi katusele mahub. No nii, tegin teed endale. Väike puhkepaus, aga töö käib. Päris äge, juba hakkab looma. Nii, just sain kontrolleri kinnituse valmis. Siuke väga lihtsatest käepärastest vahenditest. Ja saakasin selle plekitükki siin parajaks ja neetasin ilusti kinni ja nüüd ta siin hoiab. Et siin on siuke hea koht. Seda plastikut ma ei saanud siit ikkagi kätte, sest et ma ei tea, kuidas see siin käib. Aga ei olegi vaja. Üks palt on siin praegu lahti. Ja see konks
ilusti siia paldi alla. Selle keeran kinni, siis jääb see ilusti niimoodi seisma ja maanduse saan siit ka võtta. See kire tuleb ilusti ära maandada siin, selle kontrolleri metall, et läbi selle kinnituse ma ei ole päris kindel, sest see on kõik nii värskelt siin värvitud, et ei pruugi piisavalt ühendust anda, aga sinna ühendan ära massi ja siis on teine lihtne asi tehtud. Ikkagi on see kõige keerulisem asi jäänud veel, juhtmed siit läbi panna. Et jõin küll ennem tee ära, aga ei jõudnud lõpuni mõelda, et pean veel paar teed tegema ja edasi mõtleme ikkagi, kuidas seda siia panna. Et hetkel ikkagi tundub, et siit oleks parem panna, aga üldse ei taha neid asju siit lahti keerata. Aga kui muud paremat mõtet ei tuleks, siis tuleb keerata. Tegelikult ma siit ei taha sellepärast ka panna, et ma selle plastiku siit olen juba augu sisse teinud. Et teeks nagu siia need auke veel, siis on nagu ühes kohas augud, et kunagi kui mingi imelikul põhjusel on vaja ära vahetada, siis on vaja üks plastik ära vahetada, mitte 2. Ei olegi nii lihtne, kui lootsin, et on, et sealt poolt ei saanud, siis mõtlesin, et proovin siit poolt iseenesest, siit saaks nagu ilusti alla küll tulla. Et siin on siit mitte turvavöö juures, tegelikult turvavöö tagant nagu saaks ja siit alt tulevad ilusti juhtmed ka, mis lähevad sinna, kus mul vaja on, et nad läheksid, aga probleem on see, et siia õigesse kohta ei saa kuidagi neid, et mingi auk siin on, et kui siit taskulambiga valgust lasta, siis praegu kaamerist ei ole näha, aga ma lae tuled ära kusutasin, siis tegelikult siit paistis valgust natukene. Ja teine variant on siit proovida kuidagi ääres siia saada, aga paras nikerdamine on, paar tundi olen üritanud, aga ei ole õnnestunud, aga siis ma pusin veel, et kuidagi nad panevad neid juhtmed, sest et on ka näha küll mingid pilte ja videosid, kus on mingid paneelid on peale pandud või mingid värgid, aga keegi räägi, kus nad neid juhtmed on pandud. Või siis nad on lasknud neid kuskil töökohas panna, ega siis töökohas pannakse, tehakse töö ära ja pärast näidatakse, kui valmis on. Võt, et ma nüüd pusin siin. Loodetavasti keegi saab pärast järgi teha, kui ma välja nuputan. Kus see hea koht on. See on muidugi see häda ka, et siin on sellised terevad augud. Ma ei taha, et see juhe kuidagi niimoodi mööda neid teravaid auke ka jääks, et muidu ta võib pika peale läbi võruda. Et tahaks nagu võimalikult hea koha leida ja kui jääb mõni siuke augukoht, siis tuleb see mingi asi ümber panna lihtsalt, et mis kaitseks seda juhet. Võt. Aga mis ikka, nüüd ma siis pusin edasi, kuskilt peab selle õige koha leidma, kus see siia saab. Sealt, see on olemas, ma tean, et see on olemas. See tuleb üles leida. Muidu ma tahtsin näidata, et siin ka põhjas on luuk, või tähendab mitte luuk, drenaasi auk on. Et kes ei teadnud, siis siit, kui tuleb autosse vett, siis selle keerad siit lahti ja teevad punni eest ära ja siis vesi voolab siit pärast välja, et siin on selline madalam koht tehtud. Kõrgemates kohtades vesi tuleb kõik madalama koha peale. Võib-olla siia ääre taha jääb natuke, aga noh, anyway, kui kuhugi vesituppa tuleb, siis on punnid olemas, mitte ainult siin, vaid ees ja mujal on ka võt, siuke tore värk. Nii, aga olgu, nüüd ma panen jälle kaamera käest ära, seda ühe käega on paha teha ja panen timelapsi käima ja siis vaatame, kaua mul aega läheb. Kas kell on praegu 8:30, et kaua ma jaksan täna pusida. Või teada ma jätkata. Valmis, kell on 10:30. Siit lähevad kaablid sisse. Siit tulevad ilusti mööda äärt alla. Siit on tõmm, lähevad siia. Ühendasin need kõik juhtmed ära, välja arvatud paneeli. Nüüd ma siis ka need kohe ühendan. Vaatke, pahan seda teha siin. Kaamera ühes käes on. Nii, nüüd panen
teise juhtme ka ja kui nüüd pauku ei käi, siis läks kõik hästi. Assa! Jõutadki midagi? Järelikult läks hästi. Nii, paneme äppi käima. Vaatame, kas minu garaaži valgus annab mingit voolu praegu. Nii, connectime. Aga praegu näitab, et aku on 12,78, mis võib olla täitsa õige ja rohkem mitte midagi. Insufficient PV power, võt, pole piisavalt päikest. Võt, siuke värk, et jah, homme siis vaatame edasi. Tänaseks aitab küll. Homme ma jälle palgatööd ka vahepeal teha, aga siin ei ole midagi, et ehitada ka autod kogu aeg. Ai, ehitaks küll, kui saaks. Nii, olgu, oli offa ja homme näeme jälle. Tšau. Nii, uus päev. Nagu näete, sealt aknast päike paistab õues mühinal. Et mis sa ikka, paneme telgi kokku ja siis juhtmed ilusti kokku uuesti ja vaatame, kas päike toodab ka midagi. Koos peaaegu, aga ma tahtsin ühte asja näidata enne, kui ma selle viimase ukseliistu ära panen, et väga kavalalt on tehtud see auto. Et see koht, kus põrandal üldiselt mingit asju ei ole, mingit elektroonikat, mis siin ära uputaks ja sellepärast on need korgid ka seal, et saad nagu rahulikult vett välja lasta, kui vaja, ei pea muretsema, et midagi katki läheb. Välja arvatud siis, kui taguministe ära upub. Aga need kaablid, mis siit alt jooksevad ja kus ma ka nüüd need päiksepaneeli kaablid panin siit ülevalt eks ju sisse, siit ülevalt sisse, siis nad jooksevad siit tagant, siia panin väikse kõri, kuna siin on sellised metallist teravad nurgad, siis panin kaablid kõri sisse, airbagile ette ja airbag on siin ja läheb siit tagant siis siia sisse, sõidab siit äärest ja tuleb siis siit, aga see on see asi, millest ma tahtsin rääkida. Siuke tugev plastik, mille all juhtmed jooksevad, et võib rahulikult peale astuda. Ei juhtu mitte midagi. Nii palju, kui ma varem neid autosid olen lammutanud, siis on siin ukse juures siukene kehva kohakene olnud, et nüüd on viimane list ka paigas. Kehva kohakene olnud, et muljub nagu juhtmeid pika peale, aga siin on nagu solid värk, siuke kindel värk. Võt. Nii, siin auto õue, 46% on praegu akut. Vaatame siis, mis juhtub. Kärsahaisu veel ei tule, nii et järelikult on hästi. Nii, äpp näitab meile, et laeb praegu 4,1 ampriga ja päiksest võtab 146 vatti. Võt nüüd ongi see point, et päiksepaneelid on oluline see, et oleks päikse poole. Et kui meil oleks poole väiksem paneel, ehk siis kui see kontroller suutis võtta endale sisse 280-290 vatti, eks ju, kui mul oleks ka paneel 280-290 vatti, siis ma saaks siit täna võib-olla, ma ei tea, 80 praegu kätte, sellepärast, et autokatusel ei ole praktiliselt kunagi see, et päike ja paneel on sama nurga all. Et sellepärast on ka hea, et kui on suurem paneel, siis ta püüab ikkagi kätte, nii et 126 vatti, mis on siis potentsiaalsest 415 suht vähe, aga põhimõtteliselt inverteri vastuvõtu võimsusest umbes pool. Nii et tegelikult läheb väga hästi. Jou, kuidas läheb? Nii. Päike läks küll pilve taha, aga vaatame, palju ta siin paari tunniga laadid on siis. Huvikke meil olemas ja... Tasa. Ennem oli 46 vist, kui ma õigesti mäletan. Elektrikal. Tegi 5. Vaatis vähemaks. What? Ma ei saa mitte midagi aru. Kas see näitab siis auto käivitusakut või? Mitte lisaakut või? Lisaaku peal on ju, oli ju päike järgi kogu aeg, vaatame palju lisaaku pool on. Lisaaku
oih, on 13,9 ja loeb praegu 0,4 ampriga, lisaak on täis. Tuhvega saru. Peab veidike testima, aga ühesõnaga, isegi kui see näitab käivitusakut, siis lisaaku on nüüd päiksest alati kogu aeg niikuinii täis. Päiksest niikuinii kogu aeg täis ja siis kui on probleem, siis saab krokodillidega ära vendada. Kui olen proovinud, panen need tuled põlema, mis mul siin on, kas hakkab päiksest rohkem ära võtma. Ikka 8 vatti võtab praegu paneelist. Ühesõnaga selle kontrolleriga on see teema, et kui aku on täis, eks ju, ja sul on paned mingi tarbijad järgi, siis ta saab aru sellest ja võtab siis päiksest nii palju rohkem voolu juurde, et aku taset hoida. Praegu see õue tuli ja minu see tuli siin üleval ei kulutanud üldse voolu. Muidugi samal ajal autokerekas ka laeb seda värki. Ühesõnaga, ma ei tea, veider värk, aga ajame auto sisse, sest et on vaja Remil telk lahti teha, Remi tahab telki pugeda. Ja mul on vaja veel tööd teha niikuinii, et vähemalt on testitud, lahendus töötab. Nii, mis sitestas uuesti. Ühesõnaga, veitsin nüüd mingisuguse aja mööda foorumeid lugedes. Selgub, et see topeltakusüsteem ei ole üldse mitte siukene nagu võiks olla. Ühesõnaga, mina ja ka paljud teised arvasid seda, et kui on lisaaku, et siis kõik need vidinad, mis autos on, need tulevad sealt power nupu pealt, lisaaku pealt. Ja teine aku on siis nii-öelda stardiaku või käivitamisaku. Aga tuleb välja, et tegelikult ei ole nii. Tegelikult kõik asjad käivad ikkagi selle ühe auku pealt, millest läheb ka auto käima ja selle pealt käivad ka kõik vidined ja kui seal tulevad laajalt vajutad seda power nuppu, siis seisojal need samad vidinad võtavad ikkagi selle põhiauku voolu. Sellepärast oli ka enne, et kui ma siin panin auto käima, sõitsin välja, et tegelikult auto näitas, et akut ei ole vahepeal laetud, et on tühjemaks läinud. See ongi selle põhjusel, et tegelikult see põhiaku käivitamisel võttis voolu vähemaks, sõitsin välja, jätsin seisma, siis panin uuesti käima, voolu läks veel vähemaks, aga päike laadis seda lisaakut, mida tegelikult üldse ei ole vaja laadida. Ehk siis need kaks akut on ühendusus inimesel siis, kui auto käib, ehk kui kenekas laeb, siis ta laeb mõlemat akut või kui stardiaku pinge langab alla mingisuguse piiri, siis nagu ma aru sain, siis sellest lisaaku pealt siis ka nagu laetakse seda põhiakut, ehk siis mõlemad ühesõnaga, kui midagi on pekkis, mis tarbib põhiakust voolu ära, siis see teki junn, mis siin keskel vahel on, lülitab lisaaku järgi ja aitab siis mõlemal akul koos tühjeneda. Ja mingi kolmas variant oli veel ka see, et kui käivitamiseks on põhiakus voolu liiga vähe, et siis lisaaku pealt antakse ka nagu jupikaupa juurde, et auto ikkagi käima saada. Ehk siis tegelikult selline lahendus nagu tehasest on tulnud, on natukene pointless, paljud arvates seal foorumis ja nad teevad asju ringi ja mina nüüd siis ka peaks tõstma neid juhtmed tegelikult ringi siis sellelt lisaaku pealt ja laadima ikkagi põhiakut ja eks siis kunagi tuleb konsulteerida infoautoga ja siis vaadata, et äkki saaks siis mingi mõistlikuma süsteemi teha. Aga nüüd siis tõstame ringi endalikt. Juhtmed ringi vajatatud, sõidame päikse kätte. Päike on erakordselt ere. Nii, vaatame, auto näitab aku 44. Ja päikses praegu voolu ei tule, sest auto laeb 40 ampriga. Aga tundub, et nüüd on ikkagi veits parem, sellepärast, et see originaal või siis põhiaku nii-öelda, sellel näitab praegu
ikkagi 13 volti ja vähem voolu, praegu 12,8. Enne tegelikult, kui ma käima panin, näitas see 12,1 vist oli või oli 12,2, mäleta enam. Ehk siis see võib olla küll 44% tühi. Et vaatame nüüd, kui ta siin laeb päiksega. Mis siis on? Kas siis tuleb juurde? Praegu päikest ei ole väga olnud hommikul, aga vaatame siis, mis aku näit meile ütleb. Aga Saa korra. Rood. Elekter. 100%. Ta-ta-da-da. Vot, päike hetkel ei lae midagi, sest et ei ole vaja midagi laadida. Nii et töötab see värk. Väga hästi, laadis ilusti aku eilse õhtu ja täna hommikuga täis ja ongi kõik hästi. Nii et võib minna kämpima. Nädal aega olla paigal. Nii kaua ei saa paigal olla, mulju vesi saab otsa. Aga nii kaua saab paigal olla, kui külmkap tühjaks saab. Ja saab laadida läpakaid ja kõik asju, nii et väga lahe. Aga nüüd ma lähen linna tööle. Tada!